Oot, midagi hakkas kostma. Selge. Kui vist tuleb siia nupu peale vajutada, vaata, kas sul ka kostab. Jah. No tere. Ma nüüd ei tea, kas me hakkame liiga vara pihta, vist ei hakka. Kui mu kell vähegi õige on ja kui koguneb inimese juurde, siis seda armsam. Igal juhul tere. Ja suur rõõm on raamatu 3 tiivaga klaver puhul siin kokku saada. Ma ei tea, kui kaugel see kõik kostab, aga kui siin on inimesi, kes tahavad tulla veel kuulama, siis tulge aga, sest natuke aega me siin kõneleme. 3 tiivaga klaver ja Anu Kree, siin nemad on. Mina olen Karl-Martin Sinijärv ja üritan seda asjakest natukene, ma ei taha isegi öelda juhatada, võib-olla hoopis segada. Aga me räägime natuke juttu ja võib-olla teie, kes te olete tost raamatust huvitet, saate veidikene enam kõigest sellest aimu. Ja kui me seda juttu, tahad sa ise veel mõne sissejuhatava sõna öelda nüüd või ma hakkan kohe kiusamisega pihta? Mina ütlen lihtsalt tere kõigile, kes on siia tulnud. No nii. Ma küsin esmalt, Anu, kas sa prantsuse keelt oskad? See on minust mööda läinud. Kas siin on keegi, kes prantsuse keelt mõistab hästi? Ei, päris julgesti, kui oskate, siis öelge. Mitte heasti, aga natukene. Aha, selge, siis sa saad võib-olla natukene abiks olla, sest ma tean, Mihkel Mutt on mulle mitukümmend aastat selgeks teinud ja tegelikult ma olen juba palju parem, kui ta mulle hakkas selgeks tegema, et nime naljad on mõttetud, aga seoses Kreega mulle on alati meeldinud prantsuse filme ja telesarju vaadates nende sõna kree, kus on 3 e-d järjest, mis ei ole küll nii kõva nagu jäääär või töööök, aga kree, tõsi, mõne peal on mingi kriipsuke, mis peaks tähendama nagu loodud või loomas või loov, et loonud selle asja jaoks kree. Et ses mõttes mul on tunne, et juba enne seda, kui sa looma hakkasid, on sul, tähendab, kas see on õige? See kree? Vist minu teada küll, see peaks olema äkki naissoost minevik äkki või? No nii, naissoost minevik on sul tublisti nii loojana kui muud moodi ja prantsuse keele kaudu vähemasti on sul äärmiselt loov nimi. Nii et hakkame sealt pihta, kust kuramus see loomine siis õigupoolest tuli. Nimest kindlasti mitte. Ja selle nime tagamaadest ma olen tegelikult teadlik, et nii palju on selle keelega kokku puutud. Ja loomine on see, mis ma nagu olengi, et ma teistmoodi ei oska. Muidugi ilmselt tuleb rääkida siin ka minu vahepealsete aastate salapärasest kadumisest, just sellest avaldamispausist, mis tekkis raamatute vahele.
Minu meelest võib seda muidugi päris mitut moodi võtta ja üks võimalus seda kuidagi käsitleda on näha seda kui üht juba nüüd mõni aasta tagasi õnneks prügikasti lennanud inimkatset endaga. Siin tuleb jälle see inimese loomus, et kui sa oled miskit sorti, siis ega sa ennast väga kergesti ja ei olegi vaja nagu kardinaalselt muuta ja need ja kirjutanud muidugi olen ka selle vahepealse avaldamispausi jooksul, et nii palju on alati olnud sellist sisemist mässu, mis ei leia kuidagimoodi mingisugust muud väljundit kui kirjutamine. Enne kui jõuda vahepealse avaldamispausini, tuletame meelde üldse, et tegelikult see oli ju päris hulk aega tagasi, kusagil seal eelmise aastatuhande viimase kümnendi lõpupoole, kui sinu nimi esimest korda vilksatas sellistes täiesti veenvates seltskondades. Ma arvan, et mina märkasin esimest korda su nime erakonna Harakirja nimelises ühisteoses ja tol samal mineva aastatuhande lõpul sa avaldasid veel üht-teist, oli see nüüd kaks luulekogu ma pakun. Ja alles pärast seda saab hakata rääkima mingisugusest pausist ja sellest, kuidas sa tasakesi ja hoopis teisel kujul hakkasid tagasi tulema. Aga räägi natukene sellest algusest, kui sa üldse tahad. Mult endalt küsitakse ka tihtipeale, et räägi sellest, kuidas sa kirjanikuks hakkasid, jõle tüütu, aja seda sama jora jälle ja jälle. Aga äkki siin on hoopis teised inimesed, kes ei ole veel kuulnud, et võta see kuidagi kiiresti kokku. Ei, ma ei kiirustada hakka. Aga võta niimoodi kokku, nagu sulle meeldiks, kui sulle üldse meeldib. Päris alguse erakonna aeg on muidugi ka väga huvitav mulle endale. Ja nüüd ma olen muidugi nende inimestega uuesti, uuel moel puutun nendega kokku ja see sajandivahetuse erakonna aeg ei olnud võib-olla päris nii aktiivne, kuigi sai üht-teist koos tehtud, et seal olid mõned filmiõhtud ja Tartus iga nädal ikkagi sai koos käidud. Ja nüüd on hästi huvitav vaadata, kuidas kõik on oma suunda arenenud ja ega ma ei ole tõesti käinud nii-öelda tavalist kirjaniku teed, aga samas kui nüüd... Mis see tavaline kirjaniku tee on? Täpselt, et see väljend nagu tegelikult ei sobi üldse kõlamagi, et kes tahaks käia tavalist kirjaniku teed. Et siin on nii palju väga erinevaid nüansse alati, et seda kellegi puhul ilmselt ei saa tavaliseks nimetada. Kuid ma saan aru, et minu varasem tegutsemine ja siis suure hooga tagasitulek liigitub siiski erandlike juhtumite hulka. Et selliseid vist väga palju ei ole. Ja nii see ongi, et samas nüüd
nagu ka varem, algul ei kirjuta ma midagi ka lihtsalt kirjutamise pärast. Et see ei ole minu jaoks mingisugune nišš või mingisugune tegevus. Et kirjutanud varem ja olen ja kirjutan praegu ka nagu selleks, et see on minu jaoks nagu ainukene väljund, kuidas reguleerida oma mingisugust sisemist keerist. No, natukene aga kujutavad kunsti, kuid kirjutamine on nagu see, kuhu vormi kõik see ikkagi läheb ja siis tekib see väike rahuhetk, et midagi on lahendatud ja ega loomeinimene käib ju tegelikult ikkagi keerulisemat teed pidi, kui oleks võimalik. Et ega ei ole ju rahul lihtsalt, et nagu sul argipäev kõik ette söödab, et ega sellega rahul ju ei ole, et ikka otsib midagi, näed asjadest teistsuguseid asju ja otsid alati midagi muud veel, mis on selles, mida sa näed. Ja sealt tulevad ka ju need vähem veidrad ja rohkem veidrad raamatutegelased. Kui palju sa mõtled üldse lugeja kui säherduse peale? Kas sa mõtled, et selle loo ma kirjutan sihukestele tüüpidele, selle loo ma kirjutan oma vanaemale mõttes ja selle loo ma kirjutan hoopis sündimata lugejale või sa lähtud ikkagi tollest, et ma teen seda, mida mul parasjagu vaja on ja eks näis, kas kellegagi haagib? Ei, lugeja peale algul absoluutselt mitte, sest kõik see, mis nagu otsib kirjutatuks saamist, see kuidagi ise sätib ennast sellesse vormi, nagu ta tuleb. Et see on kuidagi nagu mul endal sisemuse korrastamiseks vajalik, et kogu see virvarr, mis sisemuses on, et see jõuab selleks, nagu ta ei jõua. Loomulikult ma olen teadlik, kuidas on nagu asi keeleliselt loetav ja nii palju loomulikult käib kogu aeg ka enesekontroll. Et ma ei taha anda ka toimetajale sellist käsikirja, kus ta istub mitu kuud ja näeb õige kirjaga vaeva, et ma ikkagi tahan teha algul võimalikult korralikku tööd, et selles mõttes mõtlen küll lugejale, aga mitte nii, et ma nüüd teen kindlaks asjaks, et seda ei ole, et see tuleb hiljem, et inimesed ikkagi vaatavad, mida ja mis kellelegi sobib. See oli natukene ka selline tausta küsimus, et ütleme, et kui me võtame nagu selle raamatu mingeid esimesi novelle sealt või esimesi selles mõttes, et miniatuurid on raamatu teises pooles pigem ja klassikalises mõttes novellilaadsed asjad on eespool, siis kui ma vaatasin neid ühte ja teistpidi, nad on kõik hästi isenäolised. Mõnest mulle hakkas nagu tunduma, et siit tuleb väga hea õudusjutt, mõnest tundus, et siit tuleb väga hea seiklusjutt või põnevusjutt ja siis sa tood nad kuidagi kogu selle peaaegu võimaliku müstika või jubeduse või selle juurest mingi väga oskusliku liigutusega tagasi maalähedaseks ja koju ja sealt mul tekkiski mõte,
et kuidas sa lähtud, kas sa mõtled seda, et sul tundub olevat seda jutustaja annet, et põhimõtteliselt sa võiksid paljudest oma juttudest kirjutada märksa pikema loo või filmistsenaariumi või näitemängu ja mis iganes, see käib ka miniatuuride kohta tegelikult, et seal on hulka rohkem peidus kui see, mida sa esimese hooga vallale lased ja sul on see hea oskus tõmmata see siia inimese tasandile tagasi. Et sa ei lähe hullu panema nagu Kivirähk või sa ei lähe ulmesse nagu paljud või sa ei lähe seiklust, sa ei too sinna seda suurt tonti, sa annad neid maailmu sinna taustale. Ja ometi need lood on nii erinevad, sellest ka see küsimus, et kas sa mõtlesid muude asjade peale. Aga kuidas sul õnnestub see, et teha nii erinevaid püstitusi ja samas nad rahulikult, inimlikult koju tuua? Aitäh huvitava küsimuse eest. Ma arvan, et minus peitubki nagu suur vastuolu, et ma olen kuidagi ühest küljest suur üldistaja, aga samas minus on hästi palju detaile, mis otsivad väga veidraid ja eriskummalisi lahendusi, mis pole rahul, võib-olla mis ei leiagi rahu enne, kui nad on läbinud mingi hästi teistmoodi märkamise. See on üks lõputu variatsioonide jada, mis kuidagi ikkagi mahub ühe loo piiridesse. Ja nagu ma iga päev tegelikult näen maailma võib-olla ka nagu juttudeski, et see, mis on tegelikult, selle ma mõtlen nagu hoopis kirevamaks, et natuke kaldudes sinna maagilisse realismi isegi siis, kui ma tänaval kõnnin, et ega siis minu silmades ei jää kõik samaks, nagu võib-olla nii-öelda füüsikaliselt on. Et keegi kuskil seal muutub mingisuguseks hoopis teistmoodi tegelaseks ja eks need visualiseerimised jõuavadki siis mingil kujul kas novellidesse, miniatuuridesse, millest me praegu räägime. Midagi kindlasti läheb luulesse. Aga kogu need vähesed inimesed, kes mind lähemalt tunnevad, võib-olla teavad, millest ma räägin, et mingisugune vastuseis, mis on minus nagu olemas olev, aga et see kuidagi lõpuks keerleb sinna vormi, et mida ma seda kirjutades, lahti kirjutades lõpuks näha tahan. Et siin on võib-olla ongi nii, et tundliku inimesena nagu maailmas igalt poolt ümbritsevast tuleb nagu tohutut üleküllust. Ja siis sellega hakkama saamiseks mulle meeldib teha endale nagu oma üleküllus. See koosneb nagu hoopis teistest asjadest ja siis ma teen sinna nähtuste vahele ka täiesti enda seosed, millesse ma usun, mis mind aitavad ja ilmselt on ka see nüüd vastus su küsimusele,
et need ideed on tõesti erinevad, mis on lühiproosas. Et seal on hästi palju väikseid algeid, mis hakkavad kuskilt peale ja ega alati ise ka ei tea kirjutamise käigus, et kuhu nad välja jõuavad, et see on nagu hästi põnev. Et teinekord libiseb see lugu kuidagi peas, ta ilmub kuidagi nagu hästi järsku ja siis on ainus küsimus, et nüüd ruttu kirja panna, et kuskil ära jookseks, nii et ei jõua kirja panna. Jaa, siin on tunda seda luuletaja kogemust ka, et tuleb kiiresti mõttel sabast napsata, muidu läheb teine ära. Kas sul on olnud mingeid selliseid mõtteid või tundmusi või võib-olla on siiani, et vaat, ma olen nüüd ühe loo kirja pannud, ta on valmis, ta on võib-olla isegi juba ära avaldatud, võib-olla isegi raamatukaante vahel, aga et tegelikult sellest asjast tahaks teha midagi pikemat ja veel hoopis teistsugust või et mitte ses mõttes, et puudu jääks, aga et see lugu ei ole tegelikult päris valmis, seda tuleks tegelikult veel mingil kujul edasi kirjutada. Või on sul pigem see, et mis tehtud, see tehtud ja nüüd vaatame uusi asju? Ja arvutis on alati asju, mis on mingil maal, mis ei ole valmis. Ja ega needki siin, mis on selles raamatus, paljud on tulnud kohe. Et ühe hooga, ühe hingetõmbega, mõned on tehtud teatud aja jooksul ümber ja seda sisu kuidagi avamist, kui mul on üks narratiiv, et seda võib nagu hästi mitut moodi ringi mängida ja see on hästi nauditav ja sellega ma praegu ka tegelen, et on asju, mis lihtsalt ootavad õiget päeva, et siis läheb sealt jälle ludinal kuidagi nii nagu eelmine päev ei läinud, aga et siis just läheb. Kuidas sul tunne selle uue raamatu suhtes on, et kas sa oled nagu hästi rahul, et jess, nüüd sai kõva asi ära tehtud või on see tunne, mida tihtigi mitmedki autorid on öelnud, et pagan, et tuli välja, aga tegelikult uus asi juba kutsub ja see, mida me praegu esitleme, ei tundu enam üldse nii põnev. Kuidas sul enda kõhutunne ütleb, et on põnev? Seda, et inimestele soovitad muidugi, kuidas endal on? Just lugesin siin paar päeva tagasi ise ka nagu värske pilguga ja ise olen nagu sellisel kujul rahul, kuigi mõte on nüüd juba uute asjade juures, aga hästi hea on lugeda ka teatud aja tagant asju, millega ise oled ju arvutis töötanud võib-olla pool aastat tagasi, et see on nagu su enda jaoks juba natuke minevik, aga noh, kogu see sisu ju kajab vastu ikkagi, kui sa loed, et sa nagu loed sealt ennast ja ega võib-olla ükski kirjanik ei jää nagu 100% rahule, kui tal on raamat juba valmis, aga see on täiesti selline loominguline protsess, et see viib jälle järgmiste asjade juurde, et kui sinna midagi ka kripeldama jäi. Nii, loodame, et kripeldama jäi võimalikult vähe, aga loe siis natukene raamatust ette ja vaatame, mis asi on. Pärast seda saab soovi korral veel ka küsida ühte ja teist. Olgu.
olgu. kõigepealt üks poeetiline miniatuur. eellane. Ta hakkas tulema ja ligines aeglaselt. Iga põnevusfilmi režissöör oleks olnud ta üle uhke. Midagi nagu liikus, aga polnud kaadrisse jõudnud. Veel ei saanud ka päris kindel olla, kas sinna midagi ilmub. Kuid taoline asjaolu tegigi kaadri haaravaks. Kas pole mitte kükestavad kõik väikesed murdosa kübemed enne käega katsutavat ilmsiks tulekut? Esimesed tumedad haavad veebruari päikesele järele andval järvejääl. Kõige nähtamatum tahtmine tunnistada kellegagi vaenujalal olles ka vastase inimlikkust. Õhuvärelus südame kohal, mis annab reeglitele märku, et on aeg murduda. Teine miniatuur, mis ma ette loen, on tulnud ühest mu unenäost. Silma järgi. Unenäost avanes luuk aeda, mis polnudki päris aed. Pigem loopealne rohumaa, kus asus lai verandaga maja. Sa liginesid pikal sammul perele, kes sind trepil ootas. Ja su astumisest õhkus loomulikku kulgu. Teadsin unenäos, et just nii astutaksegi omasid nähes. Naine ja täiskasvanud tütar ulatasid sulle uksel mõned väikesed vaibad, mille puhastamine näis olevat samuti osa argipäevasest tavapärast. Sina ent, selmet neid vastu veranda tugiposti kloppima hakata, võtsid taskust nõela, kuhu oli juba taha aetud pikk sinine niit. Ning asusid käsipuule nõjatudes vaipu üksteise külge kinnitama. Õmblustöö sai korralik ja siis selgus ka, miks olid need tükid ühendanud. Kinnitasid rüü kitsama küljega endale pluusi õlgade külge, kiigates kord ühelt, kord teiselt küljelt taha. Vaip õõtsus elegantselt nagu võluri keep ja oli selgelt näha, et jäid tööga rahule. Verandale ilmunud naine vaatas sind veidi pahaselt, justkui olles mures, kas mahud vaipadest keebiga toas ringi pöörama. Ta palus sul sealsamas õue peal veidi keerutada, et silma järgi pöörlemisraadiusest aimu saada. Seda tehes sulasite näod aeg-ajalt üheks. Naise oma ilmus keerleja peaks, sinu nägu seisva naise omaks. Siis aga hetkel, kui naine oma peaga seisis ja su keerutamist jälgis, tekkis ta laubale kalasilm. Selline korralik ja suur särje silm, mis läikis ja liikus. Selle silmaga sai aga vaadata ainult täiesti otse. Ja nii püüdis ta rihtida silma keskosa sinu suunas, tehes põlvedega õõtsuvaid liigutusi. Kala silma kandes naine sinuga enam ühte ei sulanud. Seal ta siis seisis ja tema olekust õhkus eraldatust. Sa olid oma vaiba saba üle uhke, kuid ma ei saanudki aru, olid sa ka õnnelik. Nii, ma loen siis ka natukene, ma arvan, et see oli lehekülg 88, kus oli see tekst, mida ma mõtlesin ette lugeda, aga oot.
andke andeks, ma pean lihtsalt vahepeal okulaari vahetama. Ja siin oli väike ilus tekst nimelt kood. Sõitsin aastaid tagasi autoga, mille numbri osa oli 059. Sina kandsid samal ajal spordipükse, mille allserva oli tikitud sama numbri kombinatsioon. Siis me veel teineteist ei tundnud. Kas nüüdki päriselt tunneme? 059 tegi oma töö ära, viis meid kokku. Siis püksid rävaldusid ning lõpuks lagunes autogi. Meie aga peame iga päev uut koodi välja mõtlema ja vahel tuleb see ka pagana hästi välja. Ja veel üks 100% inimesed. Nad ei jäta, nad võtavad. Isegi kui kahtlevad, siis ikka teevad. Higilaubal saab puudriga peita, just nagu ligi hiilida võivad härdameelsust. Nad on veendunud mõttekuses ajada asjad juba eos välja töötatud skeemi järgi jonksu. Ust avades sätendab neil silmis vankumatu meelekindlus. Vahel on see meelekindlus ehtne nagu kullaproov. Teinekord tuleb originaal asendada filigraanse kleebiskoopiaga. Ütles kord keegi, et kõike võib petta, aga mitte pilku. Vähemalt mitte pilku enesest väiksemale protsendile. Pikemaid jutte ei jaksa siin praegu väga ette lugeda, aga selleks ju raamat ongi, et lugege ise. Kui te ei loeks, siis te siin ei oleks. Ja kuna te siin olete, siis te saate ju küsida. Nüüd me oleme omadega nii kaugel, et teil on hea võimalus autori käest üht-teist küsida. Enne seda, kui tänane sündmus otsa saab ja te lähete raamatutega koju ja hakkate lugema. Kui keegi tahab mikrofoni saada, siis ma võin enda oma anda, sest ilmselgelt Anul läheb enda oma tarvis. Ma olen märganud, et seal on mitmes tekstis käivad läbi kalad. Kas nendega on mingi teema? Seda teemat on nii palju, kui nendes konkreetsetes tekstides ilmselt sellel hetkel mul kirjutades on vaja olnud ja kuidagi on nagu sinna poole mõte liikunud, aga see ei ole, ma arvan, et see ei ole läbiv joon või läbiv motiiv loomingus. Kas need on Viljandi järve kalad? Need on sellised igal pool inimese kujutluses elavad mingisugused hetkelised kalad. Vesielukad. Nii. Küsige julgesti, sest ega siin palju võimalusi ei tule. Inimesed on vait nagu eestlased. Kas tahad ise veel midagi ütelda, lugeda, sõnada? Ilmselt oli põhjalik vestlus. Mul on tegelikult üks alles eile kirjutatud miniatuur. Kõige uuema raamatu juurde kõige uuem lugu. Täpselt. Et ma arvan, et sellega sobiks siin meeleoluluu ja lõpetada.
kaua on pime olnud. Nii pime, et mu luminescentsi kiirkavad luud püsivad vaikses hämmingus ja ootavad. Ootavad mingisugust ülejala käest lastud vaheaega, mis lubaks neil jälle kiirata. Vaheaega selles painajalikus minna laskmises, mis sulgeb meeli, puristab värve, veenab paigal püsima. Lähen edasi. Ühe maja aken kõlgub pärani lahtiselt poolele kõnniteele ja seest kajab muusika. Saal on hämar, kuid klaver kostab äratuntavalt ja selgelt. Klahve pole näha, mängijat pole näha. Seisan tänaval akna läheduses, kuidagi ei raatsi ära minna. Järsku saan millegagi vastu kõrva. Haaran selle järele. See on jahe, kerge ja piklik. Kuigi äsja hooga nahale lennates tundsin justkui kordi suuremat raskust. Üks hulljulge ja seisakust tõukunud pojengi õieleht. Siis tuhiseb see otsejoones mu peopesalt aknast sisse. Sinna saali nurka, kust kõlab muusika. Ma ei näe musta ega valget, aga näen, kuidas aeg-ajalt käib alla ja üles üks sügav punane, peaaegu valgustatud klahv. Ole sina tänatud, Anu, ja olge teie tänatud, kes te siia tulite. Viimane võimalus, kui kellelgi tuli midagi veel pähe, siis küsige ära. Kui ei tulnud, siis tehke eestlast ja küsige pärast lõpetamist ise inimese käest tasakesi. Nii et tänu suur, oli armas, raamat on hea. Ostke, lugege, kiitke sõpradele ja pidage meeles. Aitäh teile kõigile, aitäh sulle. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusid.